Tere ja käes on siis loengu 4.4 aeg ehk siis müügiprotsess. See on tegelikult üks loengu nii-öelda osasid, mis nii väga tegelikult äriplaani otseselt kuskile kirja ei lähe. Aga millegipärast tegelikult see on üks olulisemaid asju, millega ettevõtja ikkagi peab tegelema ja enda jaoks need asjad läbi mõtlema. Ja äriplaanist on natukene teenindusprotsessi ja toote seal nagu all kirjas ja teine on siis turundus, kus all seda saab nagu kirja panna. Aga me käsitleme eraldi müügiprotsessi ja ma just tahan näidata teatuid vahendeid, mille kaudu teil on võimalik võib-olla kasvatada endas selline müügitalent. Mina olen selle avastanud enda jaoks, nii et äkki mõnel teisel on ka kasu, sest et ma kunagi ütlesin alati seda, et mulle ei meeldi müüa, ma ei taha asju pähe määrida inimestele ja nii edasi. Et ma tahan tegeleda sisulise asjaga ja ma ei viitsi müüa, et selle jaoks on kindlalt inimesed, kes oskavad seda väga hästi ja nii edasi. Praeguseks, kui ma olen enda jaoks ära mõtestanud, mis on müük tegelikult, mis selle sisu on, siis ma võin öelda, et mulle hullult meeldib müüa. Et siin on väga suur erinevus sees. Aga alustame teoreetiliselt pihta ja siis ma õpetangi võib-olla seda lähtepunkti, et mille ma ise ära omandasin ja õppisin ja kindlasti, mida ma veel kasvatan endas, et see on pikk tee ja see nagu kasvatab sind jälle inimesena väga palju. Nii, et siis müügiprotsess ongi siis kindlas järjekorras tegevuste sooritamine ja mille eesmärk on siis müügi teostamine ja kliendisuhte loomine. Et müügiprotsessi eesmärk ongi siis kliendi vajaduste väljaselgitamine, siis mõista, mida sa müüd või mida sa pakud teenusena ja näidata kliendile, et see on see, mida tema vajab. Nagu hea mõiste on tekitada see valu, tõmmata plaaster seal valu pealt, selle katkise koha pealt ära, raputada soola ka sinna peale mõnuga ja pärast seda on valmis klient sinult ostma. Ja viimane etapp ongi siis müügini jõudmine. Et klient otsustab, et tal on vaja seda toodet või teenust, mis sa pakud ja sa saadki edukalt seda teha. Nii, müügietapid. See materjal on EAS-i kodulehelt küll võetud, seal on tõesti väga nagu hea, mulle meeldib, seal on huvitavalt kirjeldatud, ei ole nagu üle räägitud asju ja siis teiselt poolt on ta täiendatud natukene teiste allikate kaudu ka ja minu enda kaudu. Nii, müük on tegelikult väga täpselt paika pandud, mismoodi see protsess käib ja see on omaette süsteem. Et sul ei ole vaja nagu väga palju mõelda, mis järjekorras asju teha, aga samas sul on väga palju mõelda, kuidas sa neid asju teed. Nii, kõigepealt siis ongi siis see müügietapp, et õpi tundma toodet, nii enda kui ka konkurentide oma ja selgita välja, et mis sinu konkurentsieelis on. Sellest me oleme väga palju rääkinud, on ju, ja see ongi siis see konkurentsi peatükis kindlasti ta sees ja see on ka see, mida ma olen rääkinud, et loo ettevõtte, mis lähtub sinust, siis kui sina teed seda kirega, siis sul on ka lihtsam nii-öelda müüa seda. Et see kirg kumab igast sinu tegevusest läbi ja tänu sellele sa oledki edukas. Järgmine ongi siis klientide otsimine. Mõtle, kus saada neid kliente ja siis seal on ka see turg ja klientide peatükis äriplaanis, siis on selle kohta väga täpselt, sa oled ju ära mõelnud enda jaoks, mis on need kliendisegmendid, keda sa tahad kõnetada, kus nad viibivad, mida nad teevad vabal ajal, mis nende ostukäitumine on, vaba aja veetmisviisid ja nii edasi, kes nende tuttavad on. Et otsi endale need kliendid
kes on kõige potentsiaalsemalt oleks huvitatud sinu tootest ja teenusest. Ja järgmisena siis kogu info selle kliendi kohta. Et mis see annab sulle? Sa ei pea olema politseinik või detektiiv kogu aeg, aga ikkagi natukene võiksid teada, mis kliendiga on tegemist. Et siis, kui on business to business müük, ehk siis äriettevõttelt teisele ettevõttele müük, siis saab väga hästi seda nagu taustauuringut teha. Firma koduleht on olemas enamasti. Siis internetis need erinevad päringukeskkonnad on olemas, kus sa saad neid asju teha, on ju. Ja otsida, millega ta tegeleb, mis ta plaanid on ja milline ta sotsiaalmeedia kuvand on. Sealt kumavad ka ilusti läbi tema väärtused, kui kodulehel ei ole neid kirjas. Ja kellega sa lähed rääkima, ehk siis kes on see otsustaja, kes sinu nagu teenuse või toote puhul võtab selle otsuse vastu, et jah, meil ettevõttel on seda vaja, et sul ei ole mõtet pöörduda vale inimese poole, et eelistatult kohe selle otsustaja juurde saada. Nii, ja kui on business to customer ehk siis ärilt eraisikule, kohe tarbijale müük, siis on natukene keerulisem, aga Facebooki ja Instagrami kontod on ka väga head nii-öelda otsimised ja isegi kui sa selle inimese nime paned Google'isse otsingusse. Mina guugeldan oma nime päris tihti, sest see on see kuvand, et mul ei ole mõtet ennast petta sellega, et ettevõtte juhina inimesed ei uuri mind inimesena, uurivad küll. Ja see, mis minu kohta Google'ist välja kumab, on oluline signaal, mida ma tahangi nagu kujundada. Ja täpselt samamoodi sina saad siis oma potentsiaalsete klientide puhul teha sellist nagu info kogumist eelnevalt. Loomulikult see ei tähenda, et kui sa hakkad talle müüma paari kõrvarõngast, et sa teed sellise asja ära läbi. Et pigem see tähendab ikkagi see, et kui sul see tehingu maksumus on ikka nagu kordades suurem kui üks kõrvarõngapaar. Et siin ongi need etapid, mida sa teed läbi lähtuvalt enda ärimudelist. Nii. Ja siis alles sa lood kliendiga kontakti. Ja ei lähene talle niimoodi, et tere, ma olen see sellest firmast. Et see on suhteliselt surnud teema tänapäeval ja see on väga halvamaiguline ka, seepärast et siis tunned sina ennast kehvasti, et sa pead kellelegi midagi pähe määrima ja teistpidi siis tunneb see telefoni otsas teine inimene või siis otse, kui sa räägid, inimene ka ennast kehvasti, sellepärast et temal on ka enamasti sellise nagu traditsioonilise müügi kogemus nagu olemas kliendina ja tal kohe tekib mingi teatav vastupanu ja samas ka surve, et ta peaks midagi ostma, kuna sa ju määrid talle midagi peale, et sihuke nagu kehv atmosfäär on. Et põhimõtteliselt siin on ikkagi oluline see, et sa otsid enda jaoks sobiva lähenemisviisi. Ja seda aitab tegelikult ka klientide taustauuring, et sa tead, kes tema tuttavad on, Facebookist vaatad välja, kes sinu ühised tuttavad on ja läbi selle alustad vestlust või siis telefonikõne. Sellepärast, et nii on see side hoopis teine. Ma olen katsetanud mõlemat viisi ja kolmandat viisi ja nii edasi, et ma olen välja töötamas oma stiili. Aga väga hästi on kohe näha, et kui ma kirjutan, et tere, ma olen sealt, teen koolitusi, kas oleksid huvitatud? Enamasti ei ole huvitatud. Kui ma kirjutan, et kuule, et ma sain sinu numbri või meili aadressi selle oma sõbrantsi käest, et ta on nii äge inimene, et ta suudab kõiki neid asju teha ja tead, kuidas neil läheb ja nii edasi. Ja siis alles hakkan uurima, kuidas tema ettevõttel läheb, mis on tema vajadused ja kunagi lõpus jõuan selle nii-öelda pähemäärimiseni, mida ma enam ei nimetagi pähemäärimisena. Nii, aga lähme edasi siis. Kliendile lähenemine ongi siis sihuke
millest ma praegu rääkisingi. Et sa lähened natukene teistmoodi, mitte nii traditsiooniliselt, kui sulle nagu need telefonimüügitädid lähenevad. Ja peale seda lähenemist hakkad sa tööle kliendiga, klient hakkab rääkima ja sina küsid. Mitte sina ei hakka müüma, vaid klient hakkab rääkima. Et see on see skeem või müügiprotsess, mida ma näen, et see toimiks nagu otse aktiivmüügina. Ja see, mis sotsiaalmeedia, digiturundus, see on turundusvahendid, need toetavad, aga aktiivset müüki sa ikkagi nagu mingil määral võiksid ja peaksid tegema, et olla nagu edukas. Ja see on ka koostööpartnerite või hankijate leidmisel täpselt samad strateegiad ja nipidi toimivad. Nii, aga hetkeolukorra kaardistamine, et sa selgitadki välja, mis on kliendi nähtav ja kaudne vajadus. See, et tal on näiteks vaja neid kõrvarõngaid, on ju, seepärast, et ta tahaks neid, see võib-olla on nähtav, aga samas kaudne vajadus on hoopis eristuda teistest sõbrannadest või siis luua mingit keskkonnasõbralikku lähenemist ja nii edasi, et see on tema jaoks oluline. Või siis toetada hoopis just selliseid väikseid tegijaid, sellepärast, et ta teab, kuidas olla nendega samas paadis. Et see on see vajadus, millele saab pärast nagu toetuda. Kui mulle tulete kõrvarõngaid müüma, siis mul on see viimane väga hea nii-öelda kaudne vajadus. Mulle meeldib toetada selliseid pisikesi alustavaid ettevõtjaid ja ma tean, et teistele inimestele, kes tegelevad ettevõtluses ise, meeldib ka seda teha. Minu puhul ongi see näiteks, et miks ma käin õpilasfirmade laadal, jõululaadal omale perele jõulukinke ostmas. Just sellepärast, et see on minu jaoks siuke vahva ja põnev seiklus. Ma näen, mis noored teevad, kui ägedad nad on ja sealt saab väga ägedaid isikupäraseid kingitusi ja sa kunagi ei tea, et sul ei ole nagu nimekiri kaasas, et nii, mul on ainult inimeste nimed, kellele on vaja kingitust ja ma vaatan, et kas seal midagi sobib ja kõnetab. Ja mulle meeldib see mõte, et ma saan noori toetada sellisel viisil. Nii et leia see vajadus, kliendi jaoks see vajadus välja ja kui tal on nagu konkreetselt mingit masinat vaja või siis mingit konkreetset teenust ja tal on tegelikult olemas ka teine pakkuja ja siis ongi, et sa peadki nagu ära nuputama. Tema jaoks ma kerin allapoole veidi. Et mis on need asjad, millega ta praegu ei ole nagu rahul ja kui suur ta valu on 1-10. Ja järgmiseks ongi siis müügiatmosfääri loomine ehk siis sa võidki enda peas ka otsustada ära, et sa ei pea kõigile kõike pähe määrima. Kui ma saan inimesega kokku, ma ei eelda, et ma sobin kõigile raamatupidajaks. Tegelikult ka ma ei eelda. Loomulikult on tore, kui ma saaks nendega koostööd neile pakkuda ükskõik mis formaadis, kas nõustamisformaadis või siis igakuise teenusena või kord kvartalis või kord aastas. Aga mul on täiesti okei, kui nad ütlevad ei. Ja see, kui sa ise nagu oled valmis sellega leppima, et on okei, et kõik ei osta sinu käest kõrvarõngaid ja kiidad, vau, kui ägedad. Et kui see on sinu jaoks okei, siis ütle seda ka kliendile. Tead, ma räägin ära, mida ma teen, aga on täiesti okei, kui sa kuulad mind ära ja ütled, et see ei ole minu jaoks. Et see on lihtsalt see, mida ma teen ja ma olen teadlik, et raamatupidajaid on nii palju ja kõik raamatupidajad on väga erinevad. Ma lihtsalt räägin, kuidas mina neid asju teen. Ja äkki meile sobib selline koostöö. Et sa võtad selle pinge maha ja loodki müügiatmosfääri. Nii, sinu pakkumise sobivus, kaardistad ära, mis on tema vajadused ja proovid oma pakkumise sinna vajadustesse raami või ruutu sobitada. Kui sul ei sobi see, mis sul on, mul on väga palju praegu selliseid teenuseid, et kui ma lähen ettevõtjaga kohtuma, siis mul on nagu nii palju erinevaid asju, mida talle pakkuda. Ja samas minu väljakutse on leida talle nagu see asi, mille suhtes tal kõige rohkem vajadust on.
kui ma läheks talle sinna, ütleks nii, ma pakun neid asju, millest sa huvitatud oled, siis ei toimiks. Kui ma kõigepealt kuulan tema ära ja mõistan, millised on tema vajadused ja millised tema väärtused on, siis lähtuvalt sellest ma võtan ühe enda toote või teenuse ja hakkan seda nagu sobitama tema vajadustesse ja tekitan ka usalduse. Järgmine etapp on usaldus koos selle mõnusa atmosfääriga. Et see on see, tegelikult ju äri teevad inimesed, mitte ettevõtted. Ja see on see, mis raamatupidaja näiteks on üks olulisemaid väärtuseid, et nad peavad mind usaldama. Ja see on tihti ka see, millele ma nagu reaalselt kohe välja ütlen ka, et tead, et minu jaoks on usaldus väga oluline, et sa usaldaksid mind ja ma olen väga delikaatne selle infoga, mida sa mulle jagad. See jääbki ainult meie vahele. Et ja ausalt öeldes, isegi kui mul on mõni konkurent sul minu kliendiks, siis ma teid omavahel nagu üldse nagu et ei ole omavahel seotud. Et see, mida sina teed oma ettevõttega, on sinu asi, mina lihtsalt toetan ja aitan sind selles protsessis nii palju, kui mina oskan ja suudan. Siis on vastulausete ennetamine ehk siis ületa viisakalt ja veenvalt kliendi vastuväited ja näita eeliseid. Et vastuväited on see, et ma pean mõtlema, on ju. Siis küsidki, aga mis on need asjad, mille peale sa peaksid mõtlema? Et äkki saame juba praegu arutada neid asju, et mis on see, miks sa tunned praegu, et sa ei saa seda otsust vastu võtta. Teine vastuväide on see, et meil niikuinii ei ole raha, et ma plaanin sellega nagu sügisel tegeleda. Nii. Aga mis on sul vaja selleks, et sul praegu see otsus ära teha? Kas sügisel on see otsus oluliselt olulisem või siis sügisel on juba hilja seda tehagi? Et panedki ta mõtlema nende asjade peale, mis ta ütleb sulle vastu. Ja aktiivne müük ongi siis selline selgitamine töö ja suhtlemine kliendiga. Ja müügi lõpetamine ongi siis see, et kui sa nagu tegelikult müügiprotsessis on 2 korda lõpetamist, et 1 korra lõpetad, siis ta ütleb vastuväiteid. Kui hästi läheb, siis kohe nõus ostma, aga siis ütleb vastuväiteid, siis elimineerid need vastuväiteid ära ja siis proovid müüki lõpetada. Mis juhtub siis, kui müük lõpeb nii-öelda kehvasti, ehk siis ta otsustab, et kuule, ükskõik, mida sa mulle praegu räägid, anna andeks, aga see ei ole minu jaoks. Ma tunnen, mul ei ole seda vaja, mul ei ole raha selle jaoks ja nii edasi. Siis jätad ta rahule ja küsid, kuule, okei, et ma saan aru, et see ei ole sinu jaoks ja ma austan sinu otsust väga. Kui sa tulevikus tunned, et minust on sulle kasu ja sa tunned, et sa tahaks nagu uuesti kohtuda, siis anna märku, ma olen olemas. Aga sa saaksid mind ikkagi praegu aidata ühes asjas. Mis asi on? Kas sa tead mõnda tuttavat või sõpra, kellel oleks minuga kohtumisest abi? Ja see on soovituste küsimine, mis on tegelikult üks väga hea nipp, kuidas üldse oma ettevõtet jätkusuutlikuna hoida müügi poole pealt, sest sa liigudki ühest soojast kontaktist järgmisse sooja kontakti. Ehk siis sinu info liigubki sinu klientidelt nende tuttavate kaudu, kellega sa kokku saad, lood sooja kontakti, nemad annavad omakorda oma tuttavate soovitused ja sealt lähed jälle sooja kontaktiga edasi. Et iga soovituse juurde on mõistlik küsida ka mingi fakt selle inimese kohta, et sa teaksid, et see on, mis see alguses oli, see kliendi kohta info kogumine, et kui see soovitaja annab sulle ka mingi kontakti. Et see tegelikult toimib, see soovituste küsimine. Ütleme nii, et ma sain 1 nädala jooksul kui mul oli andmebaasis põhimõtteliselt 60 inimest. Reaalselt ma saingi paari päevaga sellest 60 inimesest oma andmebaasi üle 100 inimese. Mul ongi olukord, kus mul praegu tegelikult
ma ei suuda nende inimestega kontakti võtta, kui mul ei ole aega nendega seda suhet luua sellises tasandil, et mul on liiga palju tööd, et ma peangi mõtlema enda jaoks välja, et kuidas see asi oleks nagu toimiv süsteem ja millised kliendid nendest kontaktidest on kõige potentsiaalsemad, kellega prioriteetsemad, kellega ma alustan kontakti ja kellel on mul midagi praegu pakkuda. Nii, et soovituste küsimine, et tehke see endale harjumuseks, see muutis minu jaoks elu. Reaalselt selle, et see mõtlemine üldse, et ma võiks küsida oma sõprade ja pere ja kõigi käest soovitusi, kas nad teavad kedagi ja ühte vahvat fakti selle inimese kohta. See võimendab väga tohutult sinu praegust sellist nagu kliendibaasi. Ja loomulikult nad saavad enne hoiatada oma sõprat, et sa helistad ja nii edasi ja sa ei ole mingi körbi, see tolmuimeja müüa, ei see puhastussüsteem, vabandust. Et sa küsid nende kontaktid, et nemad usaldavad sind, sa pead hoidma nende usaldust ja mitte pähe määrima asju, vaid loomagi selle samm-sammud sellise atmosfääri, et inimene tunneb, et ta on oluline ja sa pakud talle võimalust. Nii, ja müügijärgne toetamine ongi siis see, et sa saadad talle ikkagi pärast ka infot. Ja müügijärgse toetamise jaoks ongi siis järgmises peatükis räägime müügitunnelitest ja siis vastavatest programmidest juurde. Et ühesõnaga, seal räägime nendest, et kuidas automatiseerida seda protsessi, sest müügiprotsess on praegu tänapäeval üks põhilisemaid tugistruktuure, mis ettevõtetel on ja müügimeeskonnad on töös ja selleks, et see oleks automatiseeritud ja kõige efektiivsem, siis selle jaoks on nagu programmid tänapäeval olemas. Neid on nii palju erinevaid, ma otsisin, et minu jaoks on ka see nagu üks uusi valdkondi, mida ma avastan enda jaoks, nii et põnev on. Nii, aga ma teen ka ühe müügitesti, mis tõestab tegelikult seda ka, et mida ma siin räägin. Ja pärast me lähme siit edasi natukene ka, mis toetavad seda protsessi ühest teisest programmist. Et kui sa validki siit selle lingi müügiprof.ee. Ma jagan seda ka siia. Nii. Mul on nüüd nii äge, ma teen siin natukene teistsuguses selles screen. Nii. Hop. Share. Nii. Kas te näete ka seda? Ma arvan küll, et näete. Siis alusta testiga. Tegemist on siis ikka Lainsaluga, kes siis on müügiproff, võiks öelda Eestis. Ja temal on siuke vahva meelelahutuslik test kodulehel olemas. Ja mis annab tegelikult väga hästi sellest müügiteooriast ka mõnusa ülevaate. Sellepärast ma soovitan ja üldse siin on tal õppevideosid ja asju väga palju, et soovitan. Nii. Kui me vaatamegi, et sul on vaja uusi kliente, mida sa teed? Teeme nii, et sina valid oma vastuse ära ja ma ütlen, ma sain maksimumpunktid, siin ma eile tegin ära ikka, kas ma ikka tean asju, millest ma räägin. Et ja siis ma ütlen, mis mina vastasin. On ju, sobib. Nii. Külmikõnesid ja kontakte on esimene, on ju. Nii, küsin algatuseks oma olemasolevatelt klientidelt soovitusi. Nii, saadan tutvustava kirja ja võtan siis telefonitsi ühenduse. Ütlen ülemusele, et tuleb raha reklaami peale panna, et pane sinna ja tänna reklaam. Nii, mis teie teeksite? Vali ära. Õige vastus, ma loodan ka, et te kuulasite mind enne ka, ongi see, küsin algatuseks oma olemasolevatelt klientidelt soovitusi. Soovitatud klient on kõige parem klient, kuna suhe on soe tänu ühisele tuttavale ehk soovitajale. Ja kasutan seda infot ära
et helistada talle ja küsida ka tema käest eelnevalt tausta, et kas ta on niisugune konkreetne mees, on lühikese jutu mees või siis talle meeldib pikalt rääkida. Näiteks. Nii, järgmine küsimus. Sul on vaja klient kohe toru otsa saada. Sekretär ei taha ühendada ja palub sul pakkumise kirjalikult. Kuidas käitud? Nii. Mis sa teeksid? Lõpetad kõne ja otsid uue numbri. Saadad kirjaliku pakkumise, nagu sekretär soovitas, või siis paned toru argile ja guugeldad, et leida ülemuse mobiili internetist või Facebookist ja ütlen, teie ülemus pole ilmselt aru saanud, et te võiksite talle anda algatuseks näiteks telefoni. Siuke nagu riivatud huumor. Mis sa teeksid? Kui me oleksime traditsioonilised eestlased, teeksid kindlasti seda ja mina olen ka varem teinud seda. Kirjaliku pakkumise soovitatud meilile. Palun helistage. Keegi ei helista sulle, üldiselt ei helista. Põhimõtteliselt siin on nagu 2 varianti, on siis esimene variant või teine variant. Ma arvan, et panen selle esimese praegu ja põhimõtteliselt 3. variant on ka see guugeldan, otsin mobiilinumbri või Facebookist või LinkedInist üles ülemuse. Nii. Kui palju peaks rääkima klient ja kui palju müüa? Nii. Et siin loe rahulikult kõik need variandid läbi, et reeglit ei ole, on ju. Peabki taibukas olema, millise kliendiga on tegemist. Siis üks on see, et müüa 50, klient 50 peaks olema pooleks. Müüa 10 ehk sina ja klient 90. Müüa peaks esitama piisavalt küsimusi ja laskma kliendile ennast tunda olulisena või tähtsama ja lubama tal rääkida. Müüa 100%. Nagu meil, kui telefonimüüjad helistavad. Kas soovite? Ei. Tuut. Noh, see on ajuvaba ju. Ja siis imestatakse, miks nad ei müü. Põhimõtteliselt on variant ongi siis ka esimene mõnes mõttes, reeglit ei ole, aga tegelikult eesmärk on 10 ja 90. Nii. Kliendiga esmakohtumisel teen järgmist. Arvestan, et suhte loomine on parim ühiste ärihuvide pinnal. Teen müügijuttu juurde minekut, tutvustama ettevõtte taustaga ja nii edasi. Näitan, kui palju ma olen lugenud tema kohta internetis. Nii. Teine variant on, kuna kliendil on tänapäeval kiire, siis jaotab materjalid laiali, tutvustan small talk ja läheb. 3. Loon suhet läbi kerge sissejuhatava jutu ajamise, tunnen huvi, kus ta pärit on, mis on tema hobid, lemmiktegevused ja püüan leida kokkupuutepunkti. Ja 4. Alustan suhte loomist sellega, et kirjun kõigepealt pisut valitsust. Räägin oma eesmärgist ja nii edasi. Ämma surnuks kägistamisest, okei. Noh, mõned vastused on siin väga huumoriga pooleks tehtud, on ju. Et ilmselgelt tegelikult see võib tunduda eestlase jaoks natukene nagu hirmutav ja natukene nagu sihuke, et isiklik teema, aga tegelikult on 3. punkt, et sa peaksid suutma tema käest küsida ka vaba aja kohta ja otsida, et mulle meeldib ka näiteks sport, on ju. Käin vahepeal jooksmas. Sul on ka lapsed, mul on ka 2 poissi, üks on 7 ja 2, et päris vahva on ja nii edasi. Et nende kaudu sa tegelikult lood hoopis teise suhte. Sa soojendad seda suhet ja sa muudad selle atmosfääri kohe hoopis teistsuguseks. Ta võib alguses küll ehmatada sellise lähenemise peale, et see võib olla natukene sihuke ameerikalik eestlase jaoks, aga see toimib. Ja seega tegelikult muudab minu nagu sihukest arusaama müügist ka oluliselt. Ma pärast räägin rohkem sellest, mis müük minu jaoks on. Nii,
5. Klient ütleb sulle kohtumisele, et me plaanime oodata sellega suveni. Kuidas vastad? Ehk siis see on see vastuväide. Et ma praegu ei ole aega, meil on teised asjad, teemad, et ootame suveni. Ma võtaks siis ühendust, kui on asi läheb. Suvi on ja nii edasi. Siis kuidas vastad? Loomulikult ei saa seda otsust kohe vastu võtta. Ma saan aru, et vajate aega. Kui te ütlete, et ootate sellega, siis arvestan sellega ja võtan kindlasti ühendust. Sobib? No see on ka siuke traditsiooniline. Aga tegelikult ma saan aru, et kusagil on mingi vastamata küsimus. Öelge, mis on see tegelik põhjus, mille tõttu te plaanite edasi lükata, hoolimata, et sellest oleks teile kohe kasu. Ja 3. on siis, mis selle aega muutub, et te praegu seda ostuplaani teha ja siis kas teil on harjumus lükata olulisi otsuseid edasi. Ilmselgelt 4. variant on alati siin testis natukene nagu üledimensioneeritud. Aga reaalselt iga vastuväide tähendab ühte vastamata küsimust ja sinu ülesanne on siis küsida see küsimus ja tekitada juurde ka see valu ehk siis tõmmata see plaaster pealt ära. Et kui ta soovib sellega oodata suveni, miks ta soovib? Kas ta ei tunne, et see valus praegu oleks aeg ennetada? Suvel on tal juba see tulekahju seal, lõke on püsti ja nii edasi. Need on sünonüümid, aga põhimõtteliselt viisakalt, diplomaatiliselt selliselt selgitada asju. Nii. Ja see on ka üks küsimus, mis selle aega muutub, et miks te just soovite suveni oodata, mis siis nagu juhtub, miks see otsus siis on parem teha. Nii, klient ütleb, et sinu hind on liiga kõrge. See on kahjuks ka siuke asi, et inimesed ei julge liiga kõrget hinda silmast silma ütelda. Ega ma ise tähtsalt samamoodi. Iga kord, kui ma ütlen oma tunni hinde, siis mul sees kripeldab, et kas tal on okei või mis, ta jookseb kohe minema sealt lauast ja nii edasi. Ega see võtab aega. Iluteenindajate puhul, üldse teenuse ostajate puhul ma väga palju näen seda tõesti. Ja kuidas siis vastata? Et teeme siis soodsamaks, on ju, anname alla ja nii edasi. Teine vastus on see, ilmselt on teil selle põhjus selle vältimiseks. Lubage, ma küsin, mida te selle all silmas peate, et liiga kõrge hind. See on Eesti parim hind, mitte keegi ei paku seest kvaliteeti ja teenindust nagu meie. Ja 4. jälle hakkab pihta, kas teil tõesti ei ole raha või? Näpud nii põhjas. Ilmselgelt on jälle teine vastus siuke õige, et sa uuridki, mis on jälle see üks vastuväide, mis selle vastuväite taga oli, vastamata küsimus ja uurid välja, mis on see probleem tegelikult. Miks ta ütleb, et see hind on liiga kõrge, kas ta ei näe, et see väärtuspakkumine ja hind on omavahel tasakaalus tema jaoks? Ilmselgelt, sest seda ei näe. Et siis sa üritad uuesti seda väärtuspakkumist selgitada. Kui tal on rahaprobleemid, siis üritadki selgitada, kuidas see lahendab sinu rahaprobleemi. Nii, klient ütleb, et ta tahab järele mõelda. Siis tihti öeldakse, okei, mõtle järele, kuna ma võin sulle helistada, on ja. Ja ma mõistan, et sa tahad järele mõelda. Tegelikult võiks hoopis küsida. See on jälle üks vastuväide, mida sa saad muuta. Küsi, mis on tegelikult see põhjus, mis see vastamata küsimus on seal taga, miks ta tahab järele mõelda. Ja kui sa seda ei suuda leida, siis okei, saad siis uuesti kokku, aga üldiselt ei ole mõistlik, et aeg on ressurss, mida meil kõigil on sama palju ja kui iga inimesega kohtumine enamasti võtab ikkagi 45 minutit kuni tund, siis uuesti kokkusaamine või helistamine ei muuda asja. Et proovi see vastuväide juba eos korda saada. Vaatame, mis tulemus me täna saame koos teiega. Nii, keskastme otsustaja väidab, et peadirektori nõusolekut on vaja ja helistab ise tagasi. Kõlab väga loogiliselt ja usaldusväärsena, on ju.
aga tegelikult mitte keegi ei suuda sinu teenust või kaupa paremini esitleda kui sina ise. See keskastme otsustaja ei suuda seda infot edasi anda peadirektorile sellisel heal kujul, nagu sina seda teed. Ehk siis eesmärk on, et sina saaksid selle peadirektoriga otsekontakti, otsustajaga. Ja üks põhilisemaid asju ongi see, et näiteks kui mul on vaja põhjendada, töötukassa jaoks on tihti vaja põhjendada, miks see inimene peaks koolitusele tulema, siis tegelikult ma kirjutan selle põhjenduse tema eest, selle inimese eest, sest mina oskan, ma tean, mis see koolitus teeb. Mul on taustinfo selle inimesega suheldes teada, mis tema elukorraldus on, kas tal on väikseid lapsi, on ta üksikvanem või siis on neil kodus keerulised ajad ja nii edasi. Või siis ta on läbi põlenud, et mina suudan seda infot panna sellisesse võtmesse, et põhjendada, miks tal on vaja seda koolitust, sest ma olen ju talle seda põhjendanud. Et siin ongi see, et sa peaksid üritama selle peadirektoriga ise kohtuda. Kui sa ei saa seda teha, siis helista otse ülemusele vahepeal. Oleneb, et küsigi küsimusi selle poole pealt, et kas see keskastme otsustaja sooviks, et sa tuleksid näiteks kaasa ja aitaksid tal, et tema ei pea ette valmistama seda materjali, et mul ei ole probleemi, et ma võin tulla selle peadirektori juurde ja rääkida uuesti nendest asjadest, et sul on lihtsam, sa ei pea mingit esitlust tegema, ma teen ise. Et sellepärast muretsema ei pea, et mis sa arvad, kuna me lähme peadirektori juurde, et ma räägin oma osa ära ja 15 mintsa ja siis ongi asi selge. Et üritan natukene nagu saada see otsustaja juurde ennast. Nii. Klient on mulle kategooriliselt eitavalt öelnud, ta on negatiivne ja ma näen, et tal ei ole tegelikult vaja seda. Ise siis ütled, pakud allahindlust, ütled, et sa oled täitsa peas soe, sa ei saa aru, mis kalliskivi ma sulle andsin. Ja küsid hoopis seda, kas ta on valmis sind aitama. Inimesed aitavad, kui sa küsid, et mul on vaja sinu abi. Nad tahavad aidata sind. Ja küsidki, et ma näen, et sinul ei ole selle vastu huvi. Aga näiteks nipp on siis selline, et kas sa võtaksid oma telefoni ja ma annan sulle oma numbri, et juhul, kui sa tunned, et mingi hetk, et sul tekib huvi, et salvesta see siia ära, see on mu isiklik number. Teeb seda. Aga kas sa saaksid vaadata mulle, teha mulle teene ja vaadata sealt telefonist mu kontaktidest mõni inimene, kes oleks huvitatud näiteks sellest tootest või et kellega ma võiksin kokku saada ja rääkida sellel teemal. Et mulle väga meeldib erinevate põnevate inimestega suhelda ja kohtuda ja see muudab minu päeva ka rõõmsamaks ja ma usun, et inimeste omad ka, kellega ma suhtlen. Et sa läbi selle tegelikult saad endale soovitusi, kellega jätkata. Ehk siis see nii-öelda, kui seda edukat ostu ei tulnud, see ei tähenda, et see maha visatud aeg. See tähendab seda, et sa oled loonud hea uue kontakti, kellest kasvavad välja uued kontaktid. Nii et soovitused. Niiud ja noormehed. Nii, viimane. Kas üks õige müügiproff peaks eristuma, katsetama erinevaid lähenemisi? Reeglite eiramine on lubamatu. Reeglid on olulised, aga samas sa saad ka parema tulemuse natukene nii-öelda enda moodi asju teha. Ja eristada on vaja uusi asju, võib katsetada, põrgusse kõik reeglid. Et mis on õige vastus? Et kuskilt ma internetist lugesin ka,
kellegi blogipostituses oligi, kes telefonimüügiga tegeles, et ta võttis mingi 7000 inimest pidid läbi helistama ja võtsid mingeid siukseid agaraid noori kutte, kes olid nagu varem raamatumüügiga Ameerikas tegelenud ja nii edasi, siuksed suhtlejad, asjad on ju. Ja siis, kui nad tegid selle projekti ära, siis closing rate, nii-öelda sulgemise määr oli 30%. Ja siis see tähendab seda, et 7000-st 30% ostsid selle toote reaalselt, mis on päris suur protsent, tavaliselt öeldakse 10, on väga hea. Ja ostsid selle toote ja siis nad nagu tunnustasid seda, et kes see nagu võitis selle müügi nagu konkursi nii-öelda müümise, et kes kõige rohkem müüs. Ja mis te arvate, kes? 62-aastane sellesama ettevõtte omaniku ema. Miks? Sest ta tegi tööd. Ta järgis reegleid, neil oli protseduur kõik täpselt ette määratud, kõik skriptid, nii-öelda telefonikõne, need olid olemas ja reaalselt ta kogu aeg helistas ja jälgis seda skripti nii-öelda eeskirja ja temal oli kõige suurem closing rate ehk siis sulgemise määr. Mingil määral on tegelikult, nagu ma alustasin ka müügiprotsessi puhul, reeglid on olulised. Aga samas ei tähenda seda, et sa peaksid tegema nagu kõik. Ma ise nagu usun, et isiku pärast tuleb ka, sest ma ei taha müüa selliselt nagu, et inimestel tekiks see teine äärmus. Üks on siis traditsiooniline telefoni müügitädi äärmus ja teine on siis siuke ameerikalik siuke üledimensioneerimine. Et see ka päris ei ole nagu mina, kuigi ma kaldun sinna poole ilmselgelt oma olemuse poole pealt, et kuskilt ma peaksin leidma selle mina nagu ülesse. Nii, aga ma mõtlen, millise ma võtaksin siit siis. Nii. Ma ikka valin selle, et reeglid on olulised. Vaatame, mis ma sain. Jah, ikka sain 35 punkti 40-st. Ehk siis mingi paar vastust läks nihu, et seal oligi vaata 2 varianti. Ma olen Superman, ehk siis kõik peaksid kummardama minu ees, aga see ei tähenda tegelikult seda, et kõik, mis ma siin teoorias räägin, ma reaalselt tunnen ka, et ma õpin seda veel ja ma olen teel selle nagu poole ja see on pidev protsess. Nii, aga nüüd me siis lähme tagasi sinna. Nii, stop share. Jah, lähme tagasi nüüd sinna meie materjali juurde. Ja teemaks on siis, kuidas nagu jõudagi sinna. Et see, mis ma rääkisin teoorias, jõuaks ka reaalsusse sinu igapäevaellu. Et selle jaoks olengi mina avastanud siukse nagu coachingu programmi nagu Southwestern Consulting. Consulting, inglise keeles. Tegemist on tegelikult nendega sama ettevõte, kes tegeleb selle raamatumüügiga Ameerikas. Eestis koolitatakse noored välja, väga põhjaliku müügi koolituse saavad ja siis nad lähevad sinna suveks Ameerikasse müüma paariks kuuks ja see on nagu hull töö, hull rassimine ja hullud töö nagu ülekoormus ja nii edasi ja reaalselt nüüd toimib. Ja kuna nende nagu see loomislugu ongi selline, et teised ettevõtted nägid, et kui edukalt noored poisid ja tüdrukud, kellel ei ole mingit nagu hullu haridust, suudavad müüa neid asju, nad on motiveeritud ja nad tahavad seda teha, et mis see on, kuidas seda saavutada ja selle kaudu nad siis lõidki juurde coachingu programmid. Üks on siis müügimehe oma, kui sa oledki nagu konkreetselt ühes firmas müügimees ja teine on siis juhi oma
ja seal on veel mingi programm, et mina olen siis siukse nagu, ei teagi isegi, millises programmis ma olen. Aga no põhimõtteliselt, et aastane programm, coachingu programm, üle 2 nädala on meil minu coach'iga vestlused veebi teel. Ta elab Tallinnas ja siis läbi selle me siis järjest käsitleme neid teemasid, mis on teemad minu jaoks ettevõttes ja seoses ettevõttes müügiga just eelkõige, aga mitte ainult. Sest et nagu ma ütlesin, müük on tegelikult midagi enamat kui ainult pähemäärimine. Et ja seal tegelikult programmis mulle hullult meeldis, miks ma olen erinevaid coachingu programme varem ka teinud, aga mulle meeldis see programm sellepärast, et ta on nagu natukene struktureeritum ja ta on suur süsteem. Seal ei ole nagu väga palju, ongi väga palju reegleid kogu aeg, nagu struktuur on paigas ja see on tulnud aastate jooksul ja tuhandete ja sadade tuhandete klientide najal, mitte niimoodi, et keegi on otsustanud kuskil. Ja mis mulle meeldiski oli see, et mulle coach valiti testi järgi, isiksuse testi järgi, millised minu nagu need isiksuse omadused on ja millist coach'i on mul vaja. Et kui mina oma olemuselt on suhteliselt domineeriv ja siuke nagu räägin palju ja tuld ja sädemeid lendab, siis mul on vaja sellist coach'i kõrvale, kes ei oleks hall hiireke ja malbeke. Mul on vaja suhteliselt konkreetset inimest. Ja siis läbi selle mulle valitigi coach, kes on suhteliselt konkreetne ja isegi mind suudab nagu niimoodi, ma jonnin natuke, aga ma teen ära selle asja. Nii. Aga ma räägingi, miks see info on neil kodulehel ka olemas, aga miks see müük on minu jaoks nüüd muutunud. Esiteks, müüki toetavad protsessid on siis see 3 nurk, mis seal õppematerjalides teil on, et oskused, ongi see küsimuste küsimine, kogu aeg sa küsid neid vastuväidete vastu küsimused. Et see on nagu siuke oskuste treening, teine on see süsteemid ehk siis sa tead oma süsteeme, kuidas su kliendihaldusbaas on, kuidas sa paned kalendrisse aja planeerimine on väga oluline süsteemides lood enda jaoks, mis su finantsilised eesmärgid on, kuhu sa tahad jõuda, et sa tead, kuhu sa liigud ja see süsteem toetab sind. Ja 3. on müügimotivatsioon. Sa oled motiveeritud neid asju tegema, sul on positiivne sisekõne, mitte et sa ei tunne, et sa pead pähe määrima, vaid sa oled nagu leidnud teise motivaatori sinna taha ja läbi selle tegevadki harjumus kogu aeg nagu müüa, edukad harjumused. Ja lisaks tegelikult millest ka räägitud ja mida nemadki toetavad, kõik edukate inimeste nii-öelda lood või et väga palju raamatuid on, et mis need miljonärid teevad teistmoodi kui teised inimesed ja nii edasi. Tegelikult ongi, teevad ikkagi nagu 3 asja, et üks asi ongi siis see, et nad näevad asjades võimalusi, mitte vabandusi. Ja see ongi see, mis minu jaoks muutis asja. Müük ei ole pähe määrimine, see on võimalus, see on võimaluste loomine. Kui ma tegelikult usun seda, ma ei usun, mida ma teen mingil põhjusel seda hinge tasandil, hingest ma tahan seda ettevõtet edukaks nagu toimida ja miks? Sellepärast, et ma ise tunneks, et ma oleks hullult edukas. Ei, see rahuldab mingit vajadust, see pakub maailmale midagi. Ja kui ma hoian seda kõike endale, siis see ei ole nagu eriti otstarbekas ja õiglane. Õiglane oleks see, kui ma läbi võimaluste pakkumise, klientidega töö, pakun ka seda teistele. Ja ma tõesti nagu läbi selle loob ka see müügimotivatsioon, et sa näedki asjades võimalusi. Et kui ma saan uue kontakti, mu eesmärk ei ole talle maha müüa asju, mu eesmärk on õppida teda tundma. Mul väga nagu meeldib tegelikult teada saada, mida tema teeb. Tänagi hommikul näiteks käisin inimesega kohtumas. Tuleb nagu minu mentorprogrammi 4 kuu omasse ja seal on ka raamatupidamise osa ja muud siuke aja planeerimine, äristrateegiad ja nii edasi. Ja tõsiselt mind huvitas, mida ta teeb. Ja mis ta mees teeb, sest nad tegid koos ettevõtte.
ja kuidas nad toimivad, mis e-poodi nad kasutavad, et neil on e-poe põhjal toodete sihuke vahendusteenus, siis mis e-poodi nad kasutavad, mis süsteemid neil on välja mõeldud, kuidas nad müüvad oma tooteid, põnev on, ja see tegelikult kõnetab ja hoiab minu müügimotivatsiooni kõrgel. Ja tänu sellele, et ma kuulan oma potentsiaalset klienti, ma saan ka pärast väga palju positiivset tagasisidet, sest inimestele meeldib, eriti ettevõtjatele, nad on enamasti üksi, juhid on alati tipus üksi. Kui kellegiga väljast nende ettevõtete, et mul ei ole nagu mingit nagu survet teda kuulata, vaid ma tahangi teda kuulata ja ta hea meelega räägib ja arutleb nende asjade üle. Ta on väga õnnelik ja rahul. Ma sain nii palju nagu lisaks loomulikult sellele hommikusöögile, mis ta mulle välja tegi. Ma sain ka nagu tagasisidet ja tänud, nii äge, et ma tulin sinu, ta tuli ühele koolitusele mul, et ma sain sinuga tuttavaks, et nii äge, et aitäh sulle. Et see ei ole ju pähemäärimine. See ongi võimaluste loomine ja iseenda nagu ettevõtte väärtuste jagamine, väärtuspakkumine sõna otseses mõttes. Ja kui sa näed müüki selliselt, et sa pakud inimestele võimalust, siis see ei ole nagu absoluutselt pähemäärimine. Ja ebakindlus käib asja juurde, see on nagu loogiline, aga siin ongi see, et see õppimine aitab sind hoida nagu positiivses sisekõnes. Mis ebakindlus teeb meiega? Ma olen rääkinud sellest varem. Mis teeb ebakindlus? Mis annab meile ebakindlus? Kui me kahtleme iseendas. Kõik ettevõtjad kahtlevad iseendas. Ebakindlus annabki neid kahtlusi, ta võimendabki seda, mida me tahame. Kui me mõtleme, et meil läheb kehvasti, me ei saa hakkama. Kas te arvate, et siis te saate hakkama? Ei saa. Ehk siis, kui me mõtleme ja me soovime, et me saaksime hakkama, siis me saamegi hakkama. Ja kui me mõtleme, et me niikuinii läbi kukume, siis andke andeks, et te kukutegi läbi. Et see ongi nagu sihuke vaatepunkti küsimus, kuidas te näete neid asju ja kuidas teie eneseareng on. Et see on enesearenguga väga tugevalt seotud siukse vaimsuse ja emotsionaalse intelligentsusega ka minu silmis. Et kuidas sa võtad elus muutuseid, kas sa võtad neid kui nii-öelda raskusi või kui kergusi, kas iga muutus elus on kriis või ta on võimalus. Et müügimotivatsioon hoiabki kõrgel siis see õppimine ja tegelikult süsteeme ja asju ja kõike neid ongi aja planeerimine, et väga paljud nagu edukad inimesed üldse või finantsiliselt edukad inimesed ongi rääkinud, kuidas nad hommikul ärkavad kell 4, teevad joogat ja siis mõtlevad väga täpselt paika, mis nad hakkavad päeval tegema. Fookus on väga selge. Täpselt samamoodi kõik see üks asi, mõtted korda, kõik asjad räägivad samast asjast, aja planeerimine, eesmärkide loomine, et meil on võimalik iga päev teha mustpilli asju ja tunda, et me ei jõua mitte midagi tehtud. Eile tundsin täpselt samamoodi. Aga mis ma siis võtsin ette, kui ma tundsin ennast täiesti, et ma olen maas, et ma ei suuda neid asju ealeski ära teha, mis mul vaja teha. Ma võtsingi ette kalendri ja panin fookused paika, mis mul on vaja ära teha homme, mis mul on vaja ülehomme teha ära ja järjest niimoodi lood neid toetavaid süsteeme, mis muudavad sinu elu lihtsamaks ja planeerid väga täpselt oma aega. Mitte nagu tihedalt täis, vaid selliselt, et sul on nagu mugav olla. Ja tegelikult on minu jaoks ongi see, et on see loominguline vältimine on see teema, millest ma ka nagu väga tihti ennast märkan tegemast, et ma ütlen, ma ei viitsi praegu teha, mul ei ole tuju. Tegelikult saab seda tuju kohe motivatsiooniga endal tekitada. Nii et otsige enda jaoks neid variante, kuidas sa saaksid oma elus luua paremini võimalusi teistele inimestele läbi oma ettevõtluse. Ja seda sa saadki teha siis, kui sinu sees on positiivne sisekõne, sul on motivatsiooni
sul on toetavad süsteemid ümberringi ja sul on ka müügioskused, mida saab täiendada. Täpselt samamoodi, miks mina läksin sinna müügi coaching'u programmi, oli see, et ma tundsin, et müük on minu nõrgim külg. Ja turunduse poole pealt need digiturunduse vahendid, Facebook ja Instagram ja nii edasi, et need on ka mõnes mõttes mul nõrgimad küljed ja kindlasti ma ei ole selline nagu kujundaja tüüpi, ehk siis ma teeks mingeid neid, appi ma ei saa öelda, igasuguseid siukseid ilusaid pilte Facebooki nendele postitustele ja asjadele, et aga järjest rohkem me õpimegi kogu aeg, et need on need oskused, mis sul ettevõtjana kogu aeg on vaja, et sa peadki õppima, et sa kunagi ei ole valmis täiuslik ettevõtja, sul on alati seda nagu ja see põnev õppida ja kasvada selles protsessis. Et see teebki selle nagu ettevõtluse huvitavaks vähemalt minu jaoks, ma loodan ka sinu jaoks. Aga müügiprotsessis te võitegi võtta siis selle aktiivmüügi, panna ka oma turundusplaani mingil määral nagu sisse. Aga tegelikult see terve loeng ongi mõeldud nagu sinu nagu motiveerimiseks ja innustamiseks, et müük ei ole pähemäärimine, vaid võimaluste loomine teistele, oma klientidele. Sest sul ei ole mõtet asju teha iseenda jaoks, sa ikkagi tahad midagi muuta siin maailmas. Et kui sul ongi mõte laste mänguasju teha, siis ongi selleks, et laste elu paremaks teha, vanemate elu lihtsamaks. Või siis lasteriiete kangaid toota selleks, et lapsed oleksid nunnumad, näeksid välja. Luua inimestele ilusaid aedu selleks, et ja kui sa ei paku neile seda võimalust, et sa saad neile luua, sinul on see tung ja soov ja sul on need oskused olemas, siis see ka päris õiglane ei ole. Nii et luba endal luua võimalusi ja luua uusi kliendisuhteid. Aga kohtumiseni juba järgmises blokis siis digiturunduse oma, nii et vaatame, kui pikaks too läheb ja mis sealt põnevat välja koorub, ja turundus tuleb otsa. Ehk siis siuke müük ja turunduse teema on praegu käsil meil. Ja kohtume varsti. Ära unusta ka tagasisidet mulle anda.